tere siit ka Põlvamaalt ja loomulikult puudutas see kevadine olukord ka täiskasvanute koolitust, nii nagu kõiki muudki Eesti eluvaldkondi. Et meil oli siis nii, et projektidega ja erinevad Rahvaülikooli koolitused me lõpetasime päevapealt. Küll aga juhtus nii, et ettevõtluskoolitus kolis siis üle internetti, kuna ta oli poole peal. Ja see tõi siis välja kohe meile sellised kitsaskohad ja ka omad head küljed, et mida selline õpe siis endas kätkeb. Ja selgus, et maapiirkonnas, hajaasustusega piirkonnas on see tehniline pool ehk sobimatu kohati, eriti kus oli vähene internetilevi, aeglane internet, arvutipark, mis koolitusel osalejad kasutasid, tehnopark, et neil ei vedanud välja, ei olnud erinevaid programme, olid aeglased. Et teine, mis oli digipädevuste vähesus ehk nii osalejate poole pealt see vähene arvutioskus, kuidas kasutada arvutit ja ka koolitajate poole pealt, et oskus viia läbi e-õpet, et koolituskeskkonnas. Ja siit edasi nähtub ka, et just see koolitus, veebipõhiste koolitusmaterjalide vähesus, et mida kasutada oma jutu näitlikustamiseks, õpetatava paremaks edastamiseks ja sellest oli kohe alguses nagu päris suur ehmatus koolitajate poolt. Siis puutusime kokku ka sellise psühholoogilise aspektiga, et meil ei tulnud tegeleda mitte ainult õppetööga või selle konkreetse teemaga, vaid inimesed tahtsid arutleda ka, mis toimub ühiskonnas, mis edasi saab. See teadmatus ja määramatus oli päris suur, et ka see lisandus selle õppe juurde, et arutada neid asju. Et mis võiks tuua välja positiivse külje poole pealt on, et paranes koostöö erinevate osapoolte vahel, küll õpilaste, õppijate või koolitusel osalejate endi vahel ja samuti ka koolitajate vahel, et nii koolituse välisel ajal, et arutati asju, kuidas, mida teha, kuidas leida paremaid võimalusi, et leida lisainfot, edastada informatsiooni teistele, et tuli üle vaadata koolitajatel kriitilise pilguga oma koolituste sisu ja maht, et muuta see võimalikult efektiivseks ja et see jõuaks nagu sellisele e-õppe variandis nagu võimalikult oluliselt nagu kohale õppijale. Siis oluline oli ka see, et kasvas osalejate, nii koolitusel osalejate kui ka koolitajate oma vastutus ja iseseisvus. Ehk sa rohkem võtsid ja olid kaasatud sellesse õppeprotsessi ja said aru, et ka väga palju tööd tuleb endal teha ära väljaspool koolituskeskkonda, ehk ise ja leida võimalusi, et omad asjad iseseisva õppimise teel ka täiskasvanul ellu viia. Et mis veel võiks positiivsena välja tuua, et see lõi võimaluse või varianti, et ka sedasi on võimalik õppida ja et ennekõike on vaja selliste hirmude või mõttemustrite mahavõtmist enda peades, et tehniline pool tuleb järgi, et küll siis tuleb see mõte ka järgi.